Algas järjekordne episood või osa jutusaatest või lihtsalt saatest Vabavisked. Mis asi see Vabavisked on? Kui sa küsid minult niimoodi, siis Vabavisked on intervjuu saade, mis siis usutleb. Usutleb suurfilmi Kalev, tegijaid, režissööri, näitlejaid, kõik, kes selle filmiga põhiliselt seotud olid. Ja kes on meil täna külas? Täna on meil külas Reimo Sagor. Väga karismaatiline noor näitleja, keda ma enne siia tulekut kartsin, sest ma guugeldasin teda ainult karmi näoga pildid olid ja tuli siia on tõeline mis ta on, magus süda. Ma väldin ingliskeelset termineid. Igastades rääkisime erinevatel teemadel, rääkisime teisi taga, rääkisime kõigest. Üld asju ja... Eks te ise näete ja kuulete. Head vaatamist, head kuulamist. Reimo Sagor, Aivar Kuusmaa. Jah, Aivar Kuusmaa ta mängis ka. Seda ma unustasin mainida. Aga igastades kuulake, vaadake. Väga hea. Siin istume. Jutupunktid on ka ees. Nii, meil on täna stuudios Reimo Sagor, kes kehastas filmis Kalev. Mul läheb alati sellega sassi. Toid öelda või? Kullamäega. Toid öelda või? Nüüd võib, oota. Aga oota, ma arvan, et ilmselgne sarnasus on. Äkki inimesed arvad ise ära. Jah, just. Siia keskele tulevad need võrdlevad pildid ka. Oota, kas see on saladus on, kes keda mängib? Ei ole. Ta on plakatil ka suurelt nagu oks laiali. Alustame lihtsate küsimustega. Aga sa ei öelnud, keda ma mängin? Kulla... Ta läheb sassi. Mul läheb Kuusmaa ja Kullamäe segamini kogu aeg. Sumo. Baruto film on. Sumo, jah. Siin on, tegelikult on ühendatud kaks asja, kaks maailma on nagu proovitud, sest raha on Eesti filmis nii vähe, nagu me kõik teame, ja siis on üritatud kokku panna. Baruto film sai $500,000, Kalev sai post. Natuke näidatakse ühte, natuke teine. Vahepeal käid mingi Avengersi stiilis läbi, mingi Warby käid. Kusjuures ma hakkasin mõtlema praegu castingu, vaata inimene käis meil hiljuti. Ehk me panime castingu inimesele uue nimetus eestikeelne rollitaja. Päris hea vaste. Ja, et rollitaja, aga hakkasin mõtlema praegu Baruto the movie. Järme hakka. Ei, aga see on tänapäeval on ju vaata see, et kui Hollywoodis ka, et vanasti olidki näitlejad, olid ülekaalulised ja olid alakaalulised, igakaalulised, aga nüüd on lihtsalt see, et Colin Farrell tehakse paksuks nagu. Siis Elvise filmis ka Tom Hanks on nagu tüsedamat meest vaja Apane Manksile mingi see fatsuudi selga ja silikoon hästi palju, et see Eestis oleks Reimo Sagor jälle Baruto lihtsalt pannakse see seesama, see suur sinine kollane lihtsalt, et niikuinii hull asi siis. Lihtne küsimus, Kuusmaad mängid nii, jääb meelde. Ees nimi oli mis? Aivar Kuusmaad. Väga siuke haritud inimese küsimus. Mitu tundi läks, et blondeerida esimese kaadri jaoks sinu juuksed? Hea küsimus, see on väga oluline küsimus. Ma uhkustasin veel selle ajaga, ma mäletan oma elukaaslase ees, ma ütlesin, et näed, ma sain olla 6 tundi juuksuris. Ja kusjuures ma olin veel sellises natuke fancymas kohas, kus oli niimoodi, et massaažitoolid ja ma ütlen, et kui kõik salongid on sellised, siis ma saan väga hästi aru, miks naised tahavad seal väga tihti ja väga kaua olla. Mul tehakse peamassaaži ainult, kui ma lähen juuksurisse. Need nagu kuivad, et sa ütled ärge peske. Lihtsalt õlu. Aga sellega oli veel selline huvitav asi, et eks tumedat juust blondeerida, see on ikkagi lõpptulemusega siuke kole kollane. Ja siis seal tuli veel 3 korda teha erinevaid mingeid protseduure ja asju, nii et see oli ikka tsirkus omaette. Sest et ma ei tea, kas sa oled näinud, Kaarlile väga meeldib rääkida ja küsida inimestelt veebiseriaal Ühistu. Seal on ka minu... Ma vaatasin selle ära ja pean kiitma kõiki osalisi. Sina vaatasid või? Kõik ütlevad, ei, mis asi see? Siis ei, mina olen näinud seda. Ma olen Levilal silma peal, siis ma ikka tean, mis seal natuke toimub. Super. Seal mul on täpselt see veidi pooleli jäänud
sponteerimine, täpselt siuke veidi oranži annab sisse, et noh, meil oli ka plaan minna ikkagi selliseks, ma ei tea, kas sa tead Eesti Balil resideeruvat kunagist YouTuberit Juhani Särgleppa. Tema oli see nii-öelda, tema tooni tahtsime. Aga tuli veidi. Tahtsime, sa ise pakkusid välja selle. Meil oli, see oli stsenaariumis väga oluline, et saaks blondeerida juukseid. See on karakteri loomisel üli oluline. Siis Mattias oli veel 7 kilo raskem, kui Eesti nägi välja nagu ülekaaluline äpu. Ma olin 92 siis vist. Ma pean ütlema ausalt, see kombo oli väga lahe minu arust, see sats inimesi ja mis tegelased siin oli kokku toodud. No ma tundsin nii mõnegi ühistu ära seal. Kusjuures ma kolisime uude kohta ja oli esimene ühistu koosolek ja see, kõik publik pole võib-olla näinud, aga lihtsalt see on mingisugune mütoloogiline, vaat pole kui uus maja või kui intelligentne elanikkond, seal on siis mingi mütoloogiline madrats või kapp või mingi asi, mis viiakse prügikastide kõrvale ja oodatakse, et see ära viiakse ja keegi ei tea, kes selle viis, keegi ei tunnista ka ja kõik on vahased, et miks see madrats seal on, aga keegi ei tea, kes selle viis sinna, et see mingi madrats seal on alati. Tavaliselt see inimene, kes kõige vihasem on, et tema tavaliselt tõstab kõige rohkem, et kes selle madratsi tõi, miks on ikka jõulukuused seal prügikasti kõrval. Ma mõtlen alati, et millal mul see aeg nagu tuleb, me oleme umbes vist sama, sa oled veidi noorem kui mina, et millal see aeg tuleb, kus nagu oled nii, et uks võiks ikka kinni olla, muidu tulevad siia igasugused, nagu mul ei tule pähe ka, et kui kuskil meil on topelt uks on nagu kortermajas ja üks välimine on veidi vahel lahti ja siis on, no keegi tuleb siia postkast käperdama. Asi nimi on eraomand. Mattias, kui sa saad mingi asja eraomandisse. No see on ühine omand, see ei ole sinu omand. No jaa, aga see on ikkagi nagu peremehe tunne on. Inimesed on väga kiivad omandi suhtes. Jaa, et selles mõttes, et kui keegi võõras, lihtsalt tuleb on vahekorras selle mikrofoniga lihtsalt siis, kui sa ära oled, on sul hea või? Sa olid või? Paneb siia paralleel. Ma võin ikkagi nii lähedale seda mikrofoni. Ma mõtlesin, et mis see? Ma jätsin värvi järgi enda oma meelde lihtsalt selle juhtmärgi. Desoainet on kuskil. Ei, COVID on läbi ammu. Kui teised mõned näitlejad on siin kurtnud, et kui oli vaja trenni teha, et siis veidi ikka oli raske, on ju. Aga sina nagu tundud nagu siuke sünnist saati tippsportlane, et sa tõenäoliselt köhisid ära seda. Ma olen eluaeg olnud tippsportlane, ma ei teagi üldse. mis nad üldse? Ei, tegelikult korvpalli oli ikkagi mulle üsna võõras mäng, et minu nii-öelda siis põhikooli kehalise kasvatus oli ikkagi jalgpall, siis ma olin maakohas, metsas, meil olid jooksurajad, eks ole, kõigepealt jooksed, siis mängid jalgpalli ja talvel suusatad. Ja korvpall ei olnud, ütleme, ei ole olnud ka minu, mis paneb mul südame kiiremini tuksuma selline mäng, et ikka sõpradega seal loobid sopsu ja nii edasi ja mängid mingit 5- või ma ei tea, mis need vanasti olid need mängud, kõik enam ei mäleta. Aga ma ei ütle, et mul trennid vähe kergemad olid, sest et see eesmärk oli ikka ju saada nagu sellist, eks me siis inimesed saavad pärast seda kommenteerida ja öelda, et kas neil üldse on nagu kuidagi usutav see meie liikumine seal platsil ja need viskeliigutused ja, sest korvpalluri saab kohe aru, aga see ongi selline professionaalne kretinism, selle vastu ei saa, eks ole, et vaatab seda viset ja ütleb, no kuulge mehed, no võib-olla, et seda kuidas see käsi liigub ja randme, see nii-öelda see lõtvus, mis sinna lõppu peab jääma ja neid viskeid ja siis muidugi Kuusma juurde tulles siis tema see legendaarne 3 pette, mida iga eestlane teab, et viske liigutus, samm kõrvale, vise peale. Et seda ikka sai lihvitud väga kaua ja just seda vaatasime siis seda Kuusma videot, et kuidas tema see füsioloogia ja keha liikumine on ja proovida seda kõike omistada ja siis sinna juurde veel see, mis on kõige raskem korvpallis minu arvates või kes seda kogu aeg mängivad, neil mitte, aga et nii, et sa põrgatad palli ilma, et sa seda vaatad ja mõtled. Et sa samal ajal saad vaadata, kus kõik teised mängijad on ja siis 2 käega me harjutasime ja see oli ikkagi keeruline, et ei olnud üldse siuke, et mingi tulen ja tee. Huvitav, mis aastal korvpall leiutati üldse mänguna? Ma ütlen mingi 1800 midagi tõenäoliselt.
ma olen jälle üks... Ma tean, et kunagi oli, ma olen mingid vanu videod näinud või mitte videoid, vaid nagu mingid asju, kus nad viskasid, siis ei tulnud nagu pall läbi, vaid jäi sinna nagu ämbrisse. Ja siis kuidagi võeti see sealt uuesti alla ja mingi seas põit või mis nad loopisid. Alati seapõis. Kondoomid, kõik asjad, et seapõisi. Alati seda. Mis sul on skutti vaja mõõta? Aga ma pean veel kiitma, meil oli ülikannatlik ja ülihea treener Tartus, me tegime Veiko Porkaneniga, meil olid eraldi trennid Tartus, kuna meie olime kogu aeg seal. Raido Rebane, siinkohal tervitan Raidot ja soovin talle siis õnne, sest ta nädalavahetusel vist abiellub, ma tean. Olen kuulnud selliseid salauudiseid. Statistika muidugi eriti 50% minnakse lahku. Okei, aga igatahes, et ta ikkagi, me tegime päris nagu, ta nägi meiega vaeva ja ta oli hästi kannatlik ja alustasime nullist ja oligi väga hea treener. Et kui midagi positiivselt sealt ekraanilt kajastub meie mängus, siis see on paljuski tänu Raidole. Okei, aga Kuusmaaga ka? No Kuusmaaga me tegime selliseid... Kuusmaaga olid sellised rohkem kombinatsioonitrennid siis, et see liikumised, kes, kuidas ja muidugi eks ta ütles ka, et kurat korvpallurid nii ei jookse nagu teie jooksed. Iga üks jooksis eri stiilid, mõni pani seda... Tom Cruise'i jutt. Ei, mul lihtsalt see Kossu mõttes nagu, miks me hakkasin mõtlema, millal Koss leiutati, et kes selle peale tuli, et võiks nagu kogu aeg põrgatada just nagu, et miks see nagu, et loogiline oleks, kus mängu leiutada on. Et nagu, sa pead ikka pervert olema, et nagu, et võiks nagu, et mitte lihtsalt jooksed palliga ja viskad korbi ja et ta võiks kogu aeg põrgata ka. No sa nüüd mõtled, kuidas mängu uitamaks teha, et vastased saaks seda ära võtta. Aina seda küll, jah. Võtad leidi hoogu maha, ei saa surma. Aga kui palju sul, et spordiga on ju, kas oli sul siuke risttee elus millalgi? Et oleks sul on variant minna tippsporti, tahtsid minna või millal see näitleja... Või pätiks. Või pätiks, kaagiks tippsporti või näitleja. Ma arvan, et kuni sinu 7. eluaastani ma tahtsin ikka pätiks minna. Oli nuga olemas, midagi sai mängida. Nukid. Ei, tegelikult... Ei tea, eks ma ikka mõtlesin, sport on olnud alati mingi hingelähedane asi ja kuidagi, ma ei tea, 9. lõpus klassis või kuidagi räägiti ka kehalise õpetaja, siis oli see mingi, siiamaani ikka tegutseb see Audente, see spordikool ja ikka räägiti sellest. Aga mingi hetk ma avastasin, ikka võrkpall on see, mis mulle nagu meeldib mänguna ja siis... Aga siis ma olin juba liiga vana, et nagu professionaalsel tasemel seda teha, et siis... Okei. Sest ma olen lihtsalt näinud, et nagu... Ja siis läksingi näitlejaks, siis oli... Jah, siis oli nii, et võrk või... Okei. Aga mis külast või vallast või... Haapsalu lähedal Palivere, siuke väike kohake. Kas Paliveri oli Jaan Kirsi laulus Võrru ka mainitud? Oled sa kuulnud seda laulu? Ma ei usu. Adavere, Palivere. Muidu on 2 Paliveret Eestis. Üks ongi seal kuskil Kesk-Eestis ja teine on seal Lääne-Eestis. See on nagu Springfield USA-s, mida on ka vist mingi 7 tükki või 10. Ja. Palivere on Eesti Springfield. Ei, isegi vist risti on rohkem, ma arvan, neid on rohkem, mingid ristisid, ma ei tea. Aga mis teistest koolikaaslasest saanud on, kas keegi, on sul ka mingisuguseid selliseid sinuga, nagu mitte nagu, ma ei mõtle võrdväärselt, aga on ka mõni muu kuulsus sealt kandist pärit? Kindlasti on, aga ma ei oska sulle kohe niimoodi tulistada. Ikka. Et Palivere kooli kokku tulekule lähed, siis sa oled ikka põhivend, jah? Ma ei ole seal tõesti, ma ei teagi kaua käinud, ma arvan, et viimati võib-olla 10 aastat tagasi. Okei. Aga miks ma selle spordi ja tippspordi kohta küsisin, oligi see, et lihtsalt mingil, võib öelda meie vanustel, on tekkinud nagu põlvkond, kunagi olid nagu näitlejad, meesnäitlejad, pahapoisid, mingisugune Ulfsak läks fotograafil kallale, kõik mingi alkohol, pidu, joomine, kõik käpuli. No olid, no selles mõttes nagu siuke... Ja siis nüüd on Ninemets, sina, kõik on nagu six-packid, välguvad, kõik on nagu väga tervislikult, üks õlu võib-olla saunas. Ära meelita. Ei, eks ma isegi kuulen, põnev on kuulata teatris näiteks, kui vanemad kolleegid räägivad lugusid,
kui nendest veel siis vanem generatsioon, ma ei tea, näitlejaid ja ütleme siis ka nende vanused näitlejad, kes ei jõudnud lavale, sest nad oli nii purjus või siis ta oli purjus peaga, lihtsalt istus laval ja siis Inspitsient seisis siis tekstiraamatuga tema kõrval ja lihtsalt rääkis selle magava näitleja teksti seal ja siis teised hullult mängisid nagu see oleks kõik okei, on ju, et see aeg on läbi jah, et aga äkki tuleb tagasi. Ma ei tea, jah. Põlvkond vahel. Kas sul see... Ma arvan, et see on paljuski seotud sellega, et teatrid pannakse kinni. Vanasti oli ju niimoodi, et teater oli 24/7 lahti. Sa võisid seal elada, olla, teha, mis tahad, tulid, läksid, sõid, jõid, magasid, ei maganud, tegid, mis tahtsid. Tänapäeval on niimoodi, kell kukub, uksed lukku, tõmmake minema, iga üks oma koju. Ja siis inimesed lähevadki ju laiali. Peredega hängi. Mina arvan, see on ka, mina arvan üldse, et ma ei mäleta, et enne Instagrami keegi üks väga trenni teinud. Nagu ühtäkki kõik hakkasid trenni tegema, mingi Priit Pullerits käis jooksmas nagu ja Aur Kersna, aga muidu oli mingi, mis trenn, ma ei tea, teeme suitsu ja mingi joome õlut, on ju. Aga sama oli ju selles vanas Kalevis, ütleme see Kuusmaade ja nende generatsioon võib-olla oli juba natukene nagu sirgem, aga ennem seda vanem generatsioon ju Kuusma ise ka rääkis, et seal oli ikka nagu, kui haisuta trenni tuli keegi, siis oli kummaline. Ja mitte higi haisuta. Ikka alkoholi. Ja pitsid. See on teine aeg ilmselt, jah, ma ei tea. Sina vist ütlesid seda seal filmis, et nagu, ma hirnusin oli, et vastasmees, kuidas see oli Sarv, Kristjan Sarv. Kristjan Sarv, et vastasmees, kuna Spinar, et pilt läheb tasku. See oli jah vanasti, ma ei tea, see oli vist mingi osa. Ma arvan, et see on tänapäeval ka, ma ei taha nagu mingi kõlakaid siin rääkima hakata, aga nagu mingid Tallinna ööklubid on Eesti, ma ei tea, tippklubide jalgpallureid reede õhtuti seal käib mingi no mis see tippsport Nõmme Kalju on ja ütleme otse veel Nõmme Kalju klubi privee tippsport ega siis ma ei tea, see kõige geniaalsema filmi saaks minu arust teha kuskilt olümpiamängude olümpiakülast nendest sportlastest, kelle sooritus on tehtud, sest ma olen kuulnud ikka lugusid, kus seal tõmmatakse ikka nagu rihmaks ja ribadeks ja 11 ribadeks. Ma ei tea, mida kõike. Milline tragöödia tõusis sellel, kui siin viimasel olümpial ei jagatud neid kondoome. Ma ei tea, kus see oli, issand jumal, kus tekkis paanika. Mis nüüd saab? Covidi pärast. Covidi lockdowni läks täiesti loomade orgia maja tekkis. Seda ma ei tea. See on elu. Minul endal on lihtsalt see, et ma ei tea, eks on elus igast etappi olnud, aga ma praegu tunnen ka, et natuke liigutada on mõnus. Et see on nagu, ma ei tee tippsporti ja ma ei ole selline ka 100% ajan mingi näpuga taga grammi pealt, mida ma sisse söön või aga saunas ikka peab õlu olema, selle poolt ma küll olen. Okei. No saun on iga päev ikka. Noh, ikka. 3 korda päevast. Kui praegu välja minna, siis on ka üsna saun. Aga see arm sul näeb noavõitlusest või? Ikka oli jah, see oli ikka meeletu noavõitluses Lasnamäel. Oligi jah? Ei, oleks võinud nagu... Eks ma olen üritanud sellega rääkida igast lugusid kokku, aga tõde on see, et kui ma olin, see oli siis 8-aastane koer ammustas. Okei. Et siin habeme sees on veel üks arm peidus, mida ei näe, et see on täpselt siuke nagu ammustusjälg nagu. Mul on ka siin arm, kui sa näed. Kukkusin vannis. Tahtsin ise manni minna esimest korda elus iseseisvalt. Astusin ühe ääre peale püsti. Ja siis vastu teist äärt peale. Eelmine suvi oli rikutud. Terve kõik see oli eelmine suvi, jah? Ainult soundil ei saanudki. Kuule, aga sa hakkasid kostutrenni tegema vist 33-aastaselt siis on. No põhimõtteliselt, ei, see oli ikka... 32 või 33. Äkki oli nii, jah. Kuidas su põlv ei läinud pekki või? Ei, siis oli hakk, jah. Ei olnud hullu midagi, ma selle koha pealt, põlvedega on mul hakk olnud, et võib-olla sellest võrkpallist hüppamisest, et sellega on rahu. Aga sa oled saalivõrku või rannavõrku? Saalivõrku, aga seda suvel ikka vollet, keegi saalis ei ole, nii et siis kõik tahavad rannas vollet. Okei. No see on mingi Haapsalu teema vist ka. Ma olen Tartus, seal Emajõe kallastel.
mina olen poolelt Pärnakas, siis seal on ka võrku mängitud, kui ma olen ka käinud lapsepõlves võrkpallilaagrites. Oled või? Ma oskan täitsa mängida. Ma ei arvaks üldse. Kas sa olid see Anita ja kohtunit lihtsalt? sidemees. Ei sidemees, me samal riik. Ei lihtsalt mängin hoobi korras, ma mängin mõnusalt võrku. Kahtlased pildid. Kas te panite selle sulgpalli kõrguseks? Tennisevõrgu. Näed. Tasapara. Alvo Kurvitsega meil on oma tiim. Siinkohal ka tervitused Alole. Kas sulle... Kõikidele Alodele võiks siis. Alo TV-le. Alod. Tõnis Niinametsa rollile. Mattiisenile. Kõigile. Kas, kuidas saaks, ma olen ka vaata väikest viisi siuke näitleja, on ju. Küll paberit ei ole. Ma ütlen uuesti ja siis ütle, jah, oled küll. Et ma olen küll... And retake. Reimo, ma olen ka väikest viisi nagu näitleja. Jaa, oled küll. Jah, et kuidas saaks välismaa agendi endale? Mis sa pidid tegema? Ma ei teinudki midagi, see oli kõige kummalisem. Ma vist olin õigel ajal õiges kohas või siis tema tuli lihtsalt kaema siia, et võta või jäta esilinastus oli. See oli vist selline juhuste kokku langemas mõnes mõttes, et seal oli üks osa, me filmisime Soomes, paar päeva äkki käisime Helsingis. Ja siis seal siis mõned Soome näitlejad osalesid. Ja siis üks näitleja, Soome näitleja, siis tema oli tema agent ja siis ta tuli vist koos, tulid seda filmi siis Tallinna vaatama ja siis pärast filmi linastust siis ta küsis, et kas ma tahaksin liituda selle agentuuriga nii-öelda Lisa Richards Nordic. Sul on ka võimalus, kui see tähtsad ninad kunagi tuleb, et ta tuleb sinu juurde ka. Jah, äkki, aga kas sa pidid talle mingi teibiga aga sa võid ka saata oma sellise, ma ei tea, pildi midagi, teha video, võibolla... Ma pigem teeks häälega midagi, ma vist visuaalselt väga ei müüks. Ei see, tänapäeval müüb kõik. Okei. Nii, pane teele ja sealt leiad infot. Ma arvan, et sa ideaalselt sobiksid mingitesse Taani filmidesse just nagu see bussi võiks ja vaata nagu siuke... Just siuke, vaata see... Õlgkaadris. Ja lühikeste kestmine, liiksärk, lipp sees, teke heeru viir, ja siis bussi uksed lähevad lahti. See tüüp, kellele peodes pähkleid iga hommik antas. Ja siis film räägib sellest, kuidas väike poiss või noor mees avastab oma seksuaalsust, aga sa oled lihtsalt kõrvalrollis nagu. Sa oled iga päev selles samas bussis, sõidad. Ja ongi, ja siuke motiiv nagu, leitmotiiv. Ja ma arvan, et sa sobid sinna ja mõtle, su elukarjäär olekski see nagu bussi. Aga ma siinkohal annan ka sellise soovituse, et võibolla mitte liiga pikalt seda rolli teha, sest et siis näiteks Al Bundy on ja, ma ei tea, kui see mees hakkas mängima, ma ei saa seda näitleja nime nüüd öelda, kui ta hakkas mängima seal, näidati esimest korda seda detektiivisarja siin Eesti peal. Täiesti võimatu oli mul vaadata seda, sest et see ei ole loogiline. See ei saa olla see mees, ei saa olla selline. Et liiga kaua ära tee seda, ära kinni jää sellest. Muidu ei saa nagu rongijuhi rolle teha. Vaata nagu Niinemets kurdab kogu aeg. Et teda filmi ei võeta. Et ta ei ole tõsine pisalt. Võib-olla ta ei ole. Ma arvan, kõik vihkavad. Asi pole üldse rollid. Inimesena ebameeldiv. Eks ta on kaadri taga päris vägivaldne. Mina kusjuures arvasin, kui ma nagu sinu nagu fotosid ja nagu kuskil kaadrid vaadates tundnud nagu jõhker vend nagu. Siis sa siia tulid sisse vaata, nokamüts, see tõuks mingi hei poisid. Absull nagu ei viinud kokku, et see sama vend, keda ma olen kartnud, kui ma plakati peal näen. Panid oma mullitaja käest. See propelleriga müts. Või lille pärki. Ei no tõesti jah, see on nagu see James Gandolfini on ju. Soprano ideaalne. Kõik arvasidki, et ta oli jõhkard on ju. Tegelikult oli väga hella südamega inimene. Ja siis ta vist hästi palju, nagu talle valmisteski raskust seda rolli mängida, sest ta oli nagu hoopis teine, kui ta päris elus on. Aga võib-olla siis, kui sa oledki hästi teine,
siis seda nii-öelda, mida sa mängima pead, on kõrvalt vaadelda lihtsam sul ja seeläbi ka seda võib-olla nagu mängida. Võib-olla tal oli ei, tema ikka kurtis ikka, et ta oli et liiga kuri pidanud. Rets, ja, et ta vist ju peaaegu 10 aastat elust läks sinna nagu, et mängida seda ja siis ta pool elu, või noh, nagu mitte pool elu, aga väga pool nagu sellest elust, mis ta siis elas, oligi nagu Tony Soprano ja siis see nagu hävitaski teda ka paljuski, noh. Kolesterool ka muidugi. Aga ega me James Gandolfinist ei tulnud siia rääkima, tulime rääkima. Õigus, Kalevi film. Kalevi filmist. Kas sportlane on nagu 100% võidu peal väljas või ta on lihtsalt halb kaotaja? Kurat, ei, see ei ole õige point. Valesti sõnastasin. Ma arvan küll, iga sportlane tahab ikka võita. Need vennad, kes, muidugi ma saan sellest, see on täitsa õige, et nagu see tujurikku ja klipp oli, et ma ei tea, mis valesti läks, et kui see kiirkõndija olümpial oli seal, keda Avandi mängis, ma ei tea, mis valesti läks, et või ma tulin see kogemuse pärast, muidugi tore kogemus küll. Ikka kindlasti ja noored kindlasti peavadki kogemust hankima, aga ma arvan, et iga sportlane ikka tahab võita. Ükstaspuha, kui vanad on, see on, ma ei tea, kas see on veres või see peab olema veres, muidu ei ole võimalik. Et samamoodi, ma arvan, see Kalevi satsil oli ikkagi, see pidi olema ikka seal nagu vihaga, nad ju tahtsid võita, nad kõik tahtsid, sest et nad omavahel läbi saanud või treeneri pikalt saatsid ja kaklesid ja sõimasid üksteist rohkem, aga kui platsile mindi, siis oli ikkagi viha, see võiduviha oli väga suur. Ma arvan, et muud võimalust seal ei olnudki. Ja. Lihtsalt mulle kui inimesele, kes pole väga midagi saavutanud, et ma olen mõtnud selle laisa nagu lähenemise, et ma olen nagu distantseerunud ennast inimestest, kellel on tunda, et tal on see sportlase nagu võim. Et kui seltskonnas lihtsalt me teeme mingi ping-pongi või teeme mingi lauatennise ja siis tuleb välja, et mingi tüüp on lihtsalt ei suuda edasi liikuda eluga, kui ta ei võitnud. Või lihtsalt mängisime mingit eriti tobedat, mingit minitaburettide ladumismängu sõbraga. Ja siis nagu 6 inimest oli. Ma jäin sõbraga 2 viimase sekka, meil oli omavahel veel vaja teha. Ja siis võidu peal nagu? Et kes nagu justkui kaotab, kes jääb eelviimaseks, kes kaotab. Ja siis kogu seltskond ütles, et me ei viitsi oodata teie järgi, lihtsalt teeme nii, et lõpetame ära. Ja siis su sõber ütles, aga ma ei taha ju kaotada! Ja lihtsalt nagu kunagi pole näinud seda sõpra sellisena. Siis mõtled, kus see tuleb, aga samas mul endal seda ei ole ja ma tean, et tegelikult see on kasulik mingis osas. Ma ei tea, vaata, seal on minust ka õhkõrn siuke piir ja seda nii-öelda nimetada ühelt poolt on ja sportlikuks vihaks on ja et ma ei tea, pannakse need näiteks, paned boksijad puuris kokku, tambivad üksteist surnuks ja siis platsi taga joovad koos õlut või hea mees ja poiss, tubli mees on ja ma ei tea, seal on see õhkõrn piir on ikka selles, et kust maalt see ja mõni seda viha jääb hoidma või mitte, ma ei tea, igasuguses spordialas ilmselt, seal ma ei tea, mis on rohkem kontaktsed, korvpallis ka, tead, platsi peal pannakse üksteisele seal vigastused ja eriti veel vanemas eas, seda on päris hirmus vaadata, näiteks vahest käid kuskil, ma ei tea, teatrites Spartakiaadil või mõnedel muudel üritustel, kus vanemad inimesed hakkavad siis hooga sporti tegema. Ja siis see sportlik viha, mis sellega kaasna veel tuleb, see on meil eriti hirmsam. Me käisime, õustasime suvepäevi, kus oli see füüsiline, nagu see päris lauajalgpalli päris mõõdus versioon. See on siuke nagu liiva sees mängitakse ja sa pead ka nagu, seal oli üks mingisugune mingi 50 mees, kes üks naise ära vahtel, ainuke naine, kes mängis jalaga kuradi liiva näkku. Nüüd selles mõttes jah, see on päris jõhker võib-olla. Siis me Matisega käime piljardit tagumas ja siis nagu minu jaoks on peamisele, et mäng oleks nagu tasavägine. Mul suva, kas ma kaotan lõpus või ei kaota, aga nagu mul meeldib lihtsalt mängida seda. Mul suva, ma enam just kordi kaotas, mu närv võtab lõpuks üles nagu löö mingi selle kii omale silma ja mingi pall endab üle viimase musta palli peale mäng. Ma alati närv võtab üles, aga mul meeldib vähemalt, kui oli tasavägine mäng. Mängu ilu on ka see, mis on nagu, mida tuleb osata nautida. Mõnel inimesel seda inimeselt on vähem, aga ma ei tea, ma kujutan ette, et mõni ka sellise vihaga ilma mängu iluta jõuab ka tippu. Ma ei tea, ma millegi pärast, ma võib-olla panen täiesti mööda, aga mulle tundub, et Andrus Värnik oli selline mees.
et siis paar saltot ja siis vaatame edasi. Siin käis castingul läbi ka, et castingu selle rollitajaga, et kui Erki Noolest teha filmi oli nagu küsimus. Et kes seda mängiks? No ikka, siis tuli jälle Reimo Sakar. Jah, tuli jälle. Ma arvan, et kui seda tegema hakkas, siis ma olen juba nii vana, et ma ei jaksa midagi teha. Põhimõtteliselt ei ole Eesti sportest, kuda sa ei võiks mängida. Ei, noored tulevad peale, usu mind, sealt tuleb järjest. Nüüd noored on nüüd, vaata, kes need ilusad mehed kõik on, Marcel, Michael Duchamp, on ju, vaata see Michael mingi 10-võistleja. Selles, okei, ma mõtlesin näitlejad. Ei, Marcel. Michael ongi, ta kirjutatakse vist mingi Michael CH-ga keskelt, ta on mingi Michael, mingi 10-võistleja. Uibo, ma ei tea. Igastes noored mingid ilusad mehed, siis on vaja fucking ilusad näitajad. Siis praegu oli hea, vaata, Aibar Kuusmaa, mitte kõik ilusad on Reimo Sakar. Järgmisena Andrus Värnik, Odamehe lugu. Reimo, kuule. Sellest saab ka päris kirjul. Ma kujutan ette, et Andrus Värniku film võiks midagi sarnast olla Matti Nüganeni. No okei, võib-olla mitte nii nagu jõhker, aga... Ma arvan, et see on kurvem natuke. No võib-olla kurvem, aga jaa, sealt saaks päris hea. Aga samas jällegi, keda võtta... Reimo. Aga Erki Noole kohta ma olen kuulnud seda, ma ei tea, kas see on jälle mingi külajutt või mitte, et ta oli ikkagi nagu noore poisina, ta oli trennis see, kes üldse ei võitnud. Ja, ta oli õbluke ja... Aga see nagu teda järjest vihasemaks ajaski ja näed, lõpuks ta ikka selle kätte sai, mis ta tahtis. Ja Isamaas nüüd. Täpselt, aga seal ongi inimtüübi vahe, sest mina käisin Erki Noole kergejõustiku koolis alates 4. klassist. Ja isu läks ära. 3 aastat käisin, kogu aeg viimane. Ükskord sai neil viimaseks ja mul ei tekkinud seda. Võib-olla siin mõnitati liiga vähe siis. Võib-olla pärast nagu... Aga kas Erki Nool õpetas sind ka siis nagu või? Ei, ta korra käis lehvitamas lihtsalt. Aga talve jõuluüritustel mingid oli, et Erki... Tegi jõuluvana? Tegi. Said Erki süles istuda? Sa ise ei teagi. See oligi see. Mattias läheb koju pildialbumeid lappama. Ärge öelge, et see on tema. Spordifilmidega on omamoodi selline tegelikult ju noh, ma ei tea, kui me ükstaspuha mis spordifilmi te olete kunagi näinud, see ju, kui sa paned selle filmi käima, siis kõik teavad, mis lõpus saab. Põhimõtteliselt ju kõik teavad, mis lõpus saab. Üks film oli, mille ei teadnud. Ma jätka. No põhimõte on ju üsna nagu lihtne, et see, aga minust see, mis Kaleviga toimus, see ongi nagu võib-olla mõni inimene vaatab seda filmi ja ütleb, et fiktsioon, et välja mõeldud, aga see on ju kõige ehtsam päris elust Hollywoodi lugu. Täiesti päris elust sündinud Hollywoodi lugu selles suhtes, et tuleb mingi tiim, mingi Kalev, mis kuradi kohast, mingi Eesti, mingi Tallinn, alguses ongi kõik halvasti, kõik ongi peaaegu väljalangemise piiril, kuskil kõik on täiesti nagu sa kujutad, üks filmi stsenaarium hakkab ja see lõppeb ju selle grandioosse võiduga ja see ei ole välja mõeldud. No pluss veel see keeruline poliitiline olukord, vastuolud ühiskonnas. Esimene mustanahaline mees kogu satsis, kogu selles Nõukogude liigas, esimene ja ainuke üldse, kes selle kunagi võitnud on. Kõik sellised asjad sinna juurde, et no see on puhas nagu Hollywoodi lugu. Me lisame see spoiler alert ette. Võitsid või? Kõik on niimoodi. No võib-olla mõni ei ole ajalootunnised sinna juurde. Ei, ma just tahaks küsida, et miks sa arvad, et see film aastal 2022 on oluline Eesti inimestele? Ja noortele just. Noortele kindlasti sellepärast, et nad natukenegi teaksid seda Eesti riigi nii-öelda siis see taasiseseisvumise alguse lugusid ja seda, mis on nagu nende vanemate siis noh, juba võib-olla mõnel siis vanavanemate isegi. Või vist nii öelda või ei ole veel vara peal või? No ikka vist jah, mõne vanavanemale juba noh, milline tema elu oli ja kõik see olu, et see on ja ikkagi ma arvan, et see on Eesti korvpalli ajaloos ikkagi üks väga suur ju hetk, väga oluline hetk. Kuigi noh, ma ise ka vahest ikkagi, ma ei tea, kui sa hakkasid rääkima enne seda mingit vana
kui sa vaatad Kalevi mänge, see on ikkagi teistsugune korvpall. Seda ütlevad paljud, jah. Et see sport on muutunud, mäng on arenenud kiiremaks, kõik läheb kiiremaks, mängijad tugevamaks. See ongi see, et pärast trenni mitte minna õlut jooma, vaid minnakse uuesti jõusaali või mis iganes aetakse omale mingisuguseid pulberid ja asju sisse, et see kõik ju on muutunud jõhkralt. Aga meestel ikkagi tuhhi oli meeletult. Ja ma just huvitav, et kuidas see praeguse aja noorte kultuur üldse on, et ma ei räägigi siin võib-olla 20 pluss noortest, vaid et kas käiakse kossutrennis? Ikka käiakse. Ma arvan küll. See on veel täitsa uus asi vist. Et ma mõtlengi, et kui palju et nagu hästi palju ollakse ekraanides ja sõidetakse nende samade tõuksidega. Seda, selle generatsiooni kohta ma tõesti ei tea. Ja ma mõtlengi, et kuidas see on, et kas see praegu resoneerub nendega see... Vaat sellest on saanud ju ka sport. Ongi, jah. Et see on ju muutunud nii-öelda e-spordiks. Ja, ongi. Ja see ei ole mitte väike asi. Ei ole sumbad, mis seal liiguvad. Kordades suuremad, kui paljud korvpallurid ilmselt saavad. Ja. Kas sulle, lähme sinu juurde tagasi. Ma ei taha endast kas sa oled sa millalgi vaadanud oma teatoveeringuid ja siis mõelnud, et kui neid ära kaetakse võtte jaoks, et miks ma neid tegin? Ei, ma ei ole nii mõelnud. Küll aga ma olen mõelnud, et lahe, et seda tehakse. Et kaetakse või? Et teeks mõned tatoveeringud juurde. Ma mõtlesin, et lahe, et kaetakse. Ei, ütleme nii, Eestis on ju ka see Krimmi värk ja filmikunsti nii-öelda see tagatubade töö on läinud väga professionaalseks. Meil on väga professionaalsed tegelased võtta, et eks see on minu, ma ütlen, et ma olen olnud vist katsejäänes nii paljuski asjades, et see tatokate katmine, siis mingite armide peitmine, et kuidas siis seda teha, et see võttis ikka aega ja see meisterdamine. Aga samas ma mõtlen, ma ei tea, kes iganes mingid kuulsad näitlejad, kes on üle keha tatoveeritud ja samamoodi ju seda on mujal maailmas juba ammu tehtud, et ma arvan, mina ise suhtun sellesse, ma tean, et võib-olla mõne produtsendi jaoks või mõne filmitegija jaoks on see lisakulu, lisaaeg ja ta pigem otsib näitlejad, kellega ta ei pea sellega tegelema, aga mina suhtun sellesse, kui et sul on vaja juukseid lõigata või sul on vaja habet lõigata või sul on vaja grimmi teha, siis seda sa pead ikka ju tegema, nii et see sinna juurde panna. Eks me nägime ka kurja vaeva, et see korvpallimängus ju sa higistad ja siis see vesi ja kõik see, et see on vaja neid, et see, ja kui on mingid suured kaadrid lähedalt ja nii, et siis eks ma nägin režissööri näol vahel ikka seda nii-öelda mõrudat tooni, kui mingis kaadris tundus, et võib-olla ei ole hästi selle kohaga nagu siit näha, et midagi võib näha olla, sest et toona ju tatoveeringuid ei olnud. No sul käeduplanti ei olnud? Käeduplanti ei olnud, jah. Aga ma arvan, et see kõik on tänapäeval ikkagi tehtav. Ei, mõtlengi, et see aeg vist ongi möödas, kui näitleja on siuke nagu clean shaved ja siilisoengu ja musta T-särgiga kuskil black box'is nagu lihtsalt. Ja ma ei olnud ainuke, meil oli seal lava taga, ma pakun vastasmeeskondadest veel ju võeti sinna nii-öelda mängima. Ma pakun, et see oli igapäevaselt ikka mingi 5 võib-olla või midagi sellist inimest, kellel ikka tehti nagu kuskilt oli vaja midagi varjata, peita, natuke juurde panna, mida iganes. Aga filmis, see oli spoiler vist, et kuulad päris palju kõrvaklappidega muusikat, et kas see oli Aivar päriselt ka mingisugune trademark? Tal oli... Ma ei tea, kas ainukesena päris, aga tal oli jah see kassettmängija ja ta kuulas tema ja siis ütle nüüd, kes need olid siis, keegi veel ja nad kuulasid koos ikkagi sükest metalit. Ja see oli ikkagi ikkagi metal, et sükest nagu, tema kuulas, tal oli see kõrvaklapid ja asjad olid kaasas ikka. See on metal nagu siis Tokyo Hotel. Ei, neil oli ikka salvestatud mingisuguseid, ma ei tea, kas raadiost või said need välismaalt kuskil mingid kassette juba, et neil oli ikka jah, mingid seal päris sükest teravat kraami. Mingid metallikaid ja asju ikka.
midagi sellist ikka, mitte mingit Eesti covereid, ma arvan. Gunnar Krapsi bänd. Ei, samas ka Gunnar Krapsist eluloo film jällegi. Jah, ma saan aru. Sa oledki põhimõtteliselt Eesti järgmine eluloo filmide peaosatäitja. Ma kusjuures olin enne, kui siia pakuti see otsa, et tehke nende Kalevi tegijatega intervjuud, siis ma vist peaaegu oli juba nagu, et jah, sõna saadud, et teeme seda ja siis oli see Pärnu rannas oli perega sellele ängisin ringis, vaatasin Priit Loog. Ja siis mõtlesin, et lähen viskan 5, et ma teen suga varsti intervjuudest, ma ei teadnud, et ta ei mängi selles vaatid tollal nagu. See oleks päris hea. Kuidas, sa käisid või? Ei, no ma juba olin peaaegu minemas, aga et varsti teeme intervjuud, siis nagu ta oleks olnud mingi, ma mõtlesin nagu pikk mees. Ilmselgelt midagi oleks võinud mängida. Ja. No sellega oli ka oma, et süke, eks me kõik oleme vist ikkagi reaalses elus natukene lühemad. Aga kaameraga annab natukene mängida ka. Jah, platvormi ei pidanud. Kasvatasime ennast niimoodi. Rippudes vist annab veel midagi teha või? Ma ikka igal päev üritan rippuda. Ei, minul oli see, et alati põhikoolis mõtlesin, kui kevadel laiali läksime, mõtlesin peas, et ma see suvi viskan täiega viskan, siis tuli sügisel tagasi, siis ma olin natuke laiemasse visanud, laiusesse visanud, teised olid 10 senti, mul oli 1,5 aga 2 kilo. 2 kilo. Ma ise ennast saan aru küll sellest asjast, et mul on istutatud 130 elupuud niimoodi, siis ma vaatan, mõni paneb, mõni ikka 2-3 aastat kasvanud ikka nii palju juurde. Aga kus sa oled istusid? Maja oma koduaias. Siis panegi Kaarel sinna nimeks. Kõik mul on 7 Kaarlit. 7 valg, 7 väikest elu Kaarlit. Kas sa puudutasid korvi ära kohe nagu SL-trennil või? On sul nagu võrkpallist hüppe nii palju? Ja, see ei ole nagu jah, seda need mõtlesin, et easy't, easy, kohe. Aga mulle ikkagi nüüd on jäänud nagu madalamaks hüppe, et kunagi ma sain rahulikult nagu ilma pingutuseta ka pealt selle vajutamise ära teha, aga nüüd enam. No mis see kossukorvi kõrgus on 3 või? 0,5 või? 3,05. Aga ma mõtlen Kalevi ajal või selle mängu ajal, siis ei olnud ju mingid retsid pealtpanekut ju. Siis oli kõik... Ikka tegid natuke, isegi nendes finaalmängudes seal, aga seal oli seda, ei tohtinud rippuda vist või mingi süki teema oli, sest need korvid olid seda vedrusüsteemi, mis tänapäeval on, et ta nagu läheb natuke alla, viskab tagasi, seda ei olnud ja siis vist kui suur mees sinna ikkagi jäi, siis see tuli ju kohe mis iganes vene materjalisse tehtud. Karastamata klaas või see? Jah, mingi. See on karastamata. Minu arust see kõige naljakam asi või tobe naljakas minu jaoks on see karikas, mis seal lõpus on. Mingi suva vanaema vaas. Ja. Meil pakuti seda rekvisiidiks siia ja siis me panime siia. Ma esiteks võtsin selle karbist välja ja siis juba tuli tükk ära. Ma kujutan ette, et see lugu võis olla niimoodi, et nagu see need nii-öelda siis mingi võistluse korraldajad on ja siis lähevad selle kõige kõrgema tüübi juurde, kes seal seda liigat haldab, et kuulge, meil ei ole karikat. Okei. Nii, võtke see vaas. Seda mingi, Aga seal oli mingi graveeritud ka mingi nimi või? Ja midagi ikka hea, aga nagu... Ja me siia panime selle ja siis ta mõjus nii totakalt, et pigem see valguspulk, see Star Warsikas, see on parem efektsem. Muidugi ta oli ilus kristall ja nii edasi, aga lihtsalt see lugu seal juures tundub mulle täpselt siuke, et mingi, võtke see vaas siis. Aga mis sul järgmiseks üldse plaanid on praegu? Pole plaane, praegu on plaanitu. Puhkad või? Varsti hakkab teatrihooaeg, aga siin Vabalaval teen ühte asja nüüd ja siis Tartus ja siis uues teatris, aga jah, nii-öelda filmimaastikul on praegu vaikusest. Okay. See koroona on vist, võib-olla on rahval tüdimus või ma ei tea, võib-olla on siin tead see näitlejate liigne julgus
nõuda endale õigusi tekitanud furoori või on õigusi ehk siis raha või? õigusi. Ja seeläbi ka ilmselt siis, mitte ilmselt, aga seeläbi ka siis õiglast tasu. Et see on tekitanud võib-olla siin furoori ja või mis iganes. Aga mis õigus? On mingi muutus tekkimas seal N-liidus ja päevatasus. Oh. Et inimesed tahavad saada oma töö eest õiglast nii-öelda tasu. Ja siis tulevad Naani-sugused turusolkijad, kes ma olen nõus, tavai, teeme ära, let's go. Ongi, ma tahtsin sulle just kirjutada, ma ütlesin, kui me selle salvestuse ära räägime, et lähme räägime korra. Lõpeta ära see 2 soti eest tegemi. Et aga jah, filmimaastikul on rahulik. Ma arvan, et see Eestis on praegu siuke kummaline aeg ka ju, vaata järjekord. Kalevi, ma ei mäletagi, millal me seda filmisime ja nüüd see jälle jõuab inimesteni, et see on päris see koroona, meie turg või meie see filmimaailm siin on ikka nii pisike, et ühelt poolt on arusaadav, sa ei saa panna 10 filmi Eesti oma korraga kinno, siis inimesed jõua ju neid äragi vaadata. Mul isegi tundub praegu, et nagu kohalikke filme isegi on nagu rohkem kui lääne, või kuidagi läänes on ka mingi täielik, koroona pani põntsu, siis on meil voogedastused ka ja kuidagi film kui selline on veits nagu, ta ei ole nagu päris surnud, aga ta haiseb imelikult, mis see väljend oli. Juba nagu toikaga oled. See oli Sassi kohta ütleski John Coltrane vist, et Sassi ei ole surnud, ta lihtsalt haiseb imelikult. Et filmiga on veits sama nagu, et minul on just selles mõttes, et nagu mingid asjad on filmitud, aga nende nii-öelda avalikkusesse jõudmine on nagu kuidagi võtta hästi pika vinnaga, et Triin Ruumetil tuleb uus film, aga see jõuab ka kevadel välja, et sinna on ka just kui nüüd vähem kui aasta, aga ikkagi see tundub nii kaugest tulevikus olema. Reimo Sagori sextape, mõni liik. Jep, see on see, millega ma raha teenin praegu. Väiksel ekraanil. Reimo Sagori OnlyFans samas. Ma arvan, et see läheks küll. Kindlasti. Aga isegi siin üks roll tehtud ühes täispikas filmis on ju. Ja meil oli ka, Tähtsad ninad. Ja seal oli oht, et meil Kalev ja Tähtsad ninad on hakkab konkureerima. Aga siis see ei ole veel välja tulnud. See andis alla ja nad lükkusid järgmise aastasse, et neil on põhimõtteliselt sama asi, et nagu praegu on, sest nad ütlesid ka, et septembris tuleb mingi hunnik Eesti filme. Et siis me ei hakka seal nagu paneme kuskile. No see on see jah, siuke, ühelt poolt on hästi tore, et meil on siuke väike ja kõik on nagu kuidagi sõbrad ja käe peal ja kõik kuidagi hästi toimib ja süsteem ja nii, aga teiselt poolt on jah see, et ootadki. Vist nagu, ma tegin endaga diili, et ma saan, kaotasin 7 kilo selle rolli jaoks, polnud vaja, aga kaotasin. Siis võtsin kohe tagasi selle ja siis mõtlesin, et ainuke eesmärk, miks jälle alla võtta oleks see, et esikas tuleb, siis ma ei taha nagu olla tünn seal nagu kõrval. Et nagu, ma mõtlesin, et nüüd võtad juurde. Ja siis ainuke motivaator mul oli trenni teha, oli see, et varsti tuleb esikas septembris, et ma veidi toitun paremini, nüüd ma tean, et nüüd on nagu mingi 9 kuud aega veel. Siis ma lähen uuesti mingi 95 peale ja siis ei, 1,5 kuu pärast on esikas. Sa teed seda lihtsalt nagu ilma mingi toidu killega saun. Kodus Christian Bale'i lihtsalt ilma eesmärgita. Vahepeal võtad lihtsalt. Kas seejuures mul oli ka Kalevi jaoks ju oli alguses oli ikkagi nagu jutt, et peaks nagu juurde võtma ja siis ma ütlesin, et siis ma olin veel kuidagi, ma ei tea, sellises vanuses, et ma nagu sõin, mis tahtsin, aga ma ei saanud ka midagi parata siin. Siis režissöör ütles ka üks hetk, Ove ütles, et pead rohkem õlut hakkama jooma. Aga tegelikkus on see, et inimestel ongi meeles, vaata millest, mis see alguses see sumo, eks ole, see tuli sellest, see huumor tuli sellest, et ta astus ühe mädanenud põranda läbi päranda Kossu väljakul, astus läbi ja siis hakati ta sumoks kutsuma. Aga kui sa vaatad neid pilte, kui Aivar oli ikkagi noor seal 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses, siis see ikka ei olnud nagu see, keda me mäletame võib-olla hilisemast ajast. Aga kui suur vanusvahe, ma mõtlen, sina seal filmis Aivarit mängides ja Aivar päriselt aastal 91? Ma ei teagi, seda peab vaatama, kas ta oli 27 või 25 või midagi sellist. Ma ei mäleta tõesti.
no aga sa oled 10 aastat veel 25. ma olin siis 30 või 32 või oli midagi sellist, kui me seda filmisime ja trenne tegime. No see ei ole aga Aivar oli ikkagi nagu siis, tal oli ikkagi, Piits oli pingul, viha täis. Ja neil... Kult turris. ja see leedukas Praanas tuli neid ju siin piinama ja see ajas neil lihased punni kõik. No. Seal oli mitmeid asju, mida polnud veel nii-öelda Nõukogude Liidu korvpallis nähtud. See Praanase mingisugused hulme treeningviisid pluss lisaks veel mängude järelvaatamine, mida ei olnud kunagi olnud. Kuskilt sebiti mingi videomakk, kuskilt toodi mingid telekad, kuskil, see ei olnud ka lihtne ülesanne kuskilt neid saada vist. Ja siis hakati ju järelvaatamisi tegema, mida kõik mängijad olid nagu mingi, mida fuck. Pluss tantsutüdrukud. Jah. Sealt tuligi Telial mõte siis järelvaatamine nagu lisada. Meil on siin vabavisetes selline lõpusegment mõeldud välja, kõik läbi mõeldud, super professionaalne kõik. Reimo Sagoriga liigume lõpusegmenti, mille nimeks on lisaaeg. Lisaaeg. No nii, midas nüüd? Ei ole mingit võistlusmomenti siin lihtsalt pullime. See on inspireeritud siis sinu eelmisest või ma ei tea. Suurest filmirollist. Võta või jäta. Ehk et kumma võtad, kumma jätad. Küsime sult lihtsalt küsimusi, kumma võtad, kumma jätad. Õlu või 2 šotti? Kumma ma siis võtan või? Õlu. Õlu võtad, okei. Näitlejana siis film või teater? Ma tahan mõlemaid. Aga ikkagi sul on püss kuklas. Mõtle, pangalainu saad teatri teater. Kalev või Laima? Kalev, come on. Fuck Laima. Siin võib ropendada, jaa. Ma ei tea, minust nad ei oska üldse šokolaadi teha, andke andeks. Ei no, Läti või? Jah. Panna. Jah, see on sul Laima. Siis on keegi vaata Lätist nagu, mis nad ütlesid. Võib-olla Veffi vennid vaatavad. Riia Veffi. Reimo Sagars. Meil oli Läti näitlejaid ka, võib-olla vaatad, ma ei saa. Seda küll, jah. Metal või hip-hop? Nii raske. Hip-hop, see on mu südame lapsepõlve muusika. Motikas või jalgratas? Motikas, iga kell. Aga sulle meeldib ju sportida? Ma liigun ainult aparaatidega, millel on mootor. Okei. Tegelikult on asi selles, et see on natuke traumaatilisem. Mul on elus olnud vist 3 jalgratast ja kõik on ära varastatud. Pärast 3. vargust ma otsustasin, et ei. Et ostad midagi kallima? Ei, ma ostan midagi, mida ei jaksa nii kiiresti ära vedada. Siis ma ei tea, võib-olla on juba järgmisel vastus ühistransport või auto väga selline, ütleme, kriitiline küsimus tänapäeva noorte kultuuriinimeste seas. Ühistransport või auto? Sa mõtled linnas siseselt või? Jah. Elektrijooks. See vist on okei veel, kuigi alahelp pidi olema päris suur sellel. No küll see on hiljem. Ja akud. Akud. Need on kuskil vaalaga õhus suba. Ma korra nägin mingid liitiumbasseinide postitust, kerisin edasi kohe. Ma ei viitsi praegu, pole vaja seda mu pähe. Nii, pissuaar või kabiin? Kui sa nagu lähed pellikusse ja kused on vaja, kas... Kabiin. Sorry, ma sõnastan paremini. Kui sa lähed WC-sse ja sul on vaja urineerida. Kabiin. Kabiin, jah. Sul on ka väike uje põis, nagu öeldakse. Ei, küsimus ei ole selles. Muidu kõik vaatavad, mis seal ripub. Kuulevad, kus kolks käib. Jälle Reimo Sagar lõhkus pissuaari. Oleks juba mõõgaga. Kuigi ma pean ütlema, et ma olen ka näinud siukseid vetse, millega ei oska midagi peale hakata. Lähed sinna kabiini, siis oled okei, mis ma siin tegema, mis nupud need on, kus see... Ja ma olen püksi kusnud mitu võrda selle peale. Ma ei oska. Ei, ma lihtsalt arvasin, et nagu püksid lööd ise alla. Seal ongi see on mitu varianti, sa lähed nagu vetsust pärast, nagu kõik liigutsid selle vaata nende asjade juures ära, vaata. Kuskilt midagi hakkab, mingi paber hakkab tulema ja siis sa oled nagu... Võõras käsi. Ma nootsin, et siis ju vist... fuck. Sinu kord. Mattias ei lubanud seda küsida, sest see on onu Eino nii. Aga mind huvitab. Nagu ikkagi Grete Paia või Grete Kuld?
oh jumal. Seksisümbol, no on ju nagu noh, võime ju, jah. See on sama, kui sa küsis Kaarel Nõmmik või Mattis Naal. Ei ole. Grete Paja või Grete Kuld. Mis su naine vaatab praegu? Ma ei tea. Õige vastus, näed, see oligi test. See oligi test, me ei ole siin mingid onu Heinod, me tegelikult ei võrdle naisi visuaalsete omaduste põhjal, vaid me lihtsalt testisime Reimo Sagarit, kas ta on onu Heino või ei ole. Ei ole. Ei ole onu Heino. Selle lõikame kindlalt välja. Ei, las see sisse, sest ta näitab, et on rüütellik. Okei, kui sa, okei. Mõlemad on kenad naisterahvad. Intelligentsed, seda tahtsid öelda on ju. Ja loodetavasti koos nende inimestega, kellega nad soovivad koos olla. Ja et nende palk oleks võrdne meesterahvastega, kui nad teevad täpselt sama tööd, täpselt sama kaua aega. Ja samadel tingimustel. Samadel tingimustel. Just. Ja samades riietes. Ära hakka naerma. Ei, ära hakka naerma. Miks sa naerad? Sa teed neid punnsilmi. Nii, Reimo Sagar. Puhas vesi või veidi kusene? Puhas vesi või veidi kusene vesi? Ikka puhas vesi. Puhas vesi, jah? Okei, ma pidin küsima lihtsalt. Milles selline? Kus see tuli? Mulle tundub, et see taustalugu on huvitavam. Ei ole, see Mattias aju lihtsalt. See oli lihtsalt, et mõtlesime küsimusi, siis ta ütles, et ta tahab seda küsida. Seal taga on null tagamõtet, mitte mingit ma tegin pissuaari või kabiiniga soojaks. Now I see. Kui sa peaks, kui sul on valida puhas vesi või veidi kusene vesi. Aga seal on nagu eesmärk vaja. Eesmärki on ka vaja, mis selle veega teha. Ei, see on vaakumis. Ilma mitte, nagu, see on täiesti nagu, kui sul on jah nagu see tõmbekapp, vaata, või üldse mingid muud, nagu mustast au, see universumis. Vihisevad koos, sa ei kuule isegi neid vihisemas. Puhas vesi ja veidi... Kusene vesi, kumba sa valiks? No ikka võtan puhta vee, ma arvan, seal universumis. Ma ei tea, mina äkki võtaks nii, et nagu, see on kusene veidi või? Pole kunagi proovinud, kui me siin vaakumis juba oleme ja midagi ei muutu sellest. Nüüd äkki on hetk. Äkki sellest saab alguse Big Bang või? Et ja üldse, kas kosmoses tunned kusemaitset? See on ka, kas metsas kui puu kukub, kedagi ei ole. Seal tekib see jama, et sa ju pead kosmoses olema skafandris. Ja nii kui sa selle luugi avad, siis on ju, sa ei tunnegi. Siis ei ole vahet. Siis ei ole vahet. Aga see tähendab siis seda, et sa peavad sinu selle skafandri sees olema, siis niimoodi natukene. See meenutab mulle ühte teemat, kusjuures see on väga hea nagu, et keegi mulle kunagi rääkis, ma kuskilt kuulsin, et siit muutub siis pruuniks, kui ta nagu õhuga kokku puutub. Jah, aanusest välja tuleb. Aga seda on raske nagu teaduslikult testida. Jah, kes ikka nii lähedale laseb. Nagu sa pead GoPro panema või, aga siis kohe, kui vaata, kui teadlased hakkasid vaatama, et kas see on tõsi Mythbusters või mis see on Mythbusters, siis sa vaatad ja ei näe, sest vaata, ta on kohe ju pruuninud, siis ta tuleb välja, vaata, siis ta on juba, sa ei näe enam. Aga kui sa peeti sööd? Ei, no jällegi vaakumis, ma mõtlesin. Nii. Vaakumis. Nietzsche või Jung? Mul on prillid praegu puudu. Praegu lõid, ma ei tea, ma võtan Nietzsche. Okei. Juhan sul. Jungist, ma ei tea, kas ta on see räppar või? Lill Jung. Lill Jung. Jung Liin, Rootsi räppar. Ma tahtsin tegelikult lihtsalt nagu, et pärast, kui sa ütlesid, et see kusene vesi või see puhas vesi või veidi kusene vesi, ma tahtsin kuidagi lõpetada natuke intelligentsemalt ja siis ma rääkisin selle sitta asja ja siis lõpuks Nietzsche või Jung. Tulles tagasi nii-öelda siis selle teaduslike meetodite juurde või mida uuritakse, siis mul kursaõde rääkis kunagi realest liik
nüüdseks rääkis kunagi, et ta leidis internetis minu arust sellise uuringu, et testiti või siis prooviti aru saada, et kas naissuusahüppajatel, kui neil on siis see periood kuus ja nad kasutavad tiivakestega neid pesukaitsmeid, kas see aitab neil siis ka kaugemale hüpata. Sinna vist kulutati umbes 50,000 mingit raha ja vastus oli ei. Kõlab nagu Valdo Jahilo anekdoot. Aga need on olulised asjad, et samamoodi ka see värv. Ja ei, ma tahaks taotleda kuskilt raha. Mingisugune, kui saab sinna selle EAS-i logo või mingi. Mis oli endoskoopia on see, kui lähed keha sisse kaameraga või? Jaa, aga see on must-valge tavalist, minu arust. Värviline endoskoop. Tehnoloogia pole veel seal, kus me tahaksime. Just, täpselt live streamida. Kõik kaalid ei kond. Aga see vist oligi. Tõusud, mõõnad ja naerud ja lihtsalt võimad. Ei, väga lõpus oli tegelikult. Vaba visket, aitäh, et tulid. Aitäh. Aitäh, Reims. Aitäh. Saks.